See on mõttekoht, mida isegi teoloogiad harva julgevad puudutada. Ma ei taha midagi enam kanda. Mitte identiteeti, mitte lugu, mitte suhet. Ma ei taha olla valguse või pimeduse poolel. Ma ei taha isegi olla mina. Kas inimene tohib igatseda kadumist? Kas see võib olla püha? Või on see lihtsalt vaimne kurnatus? Ja võib olla veel sügavam. Kas Jumal suudab mõista seda, kui keegi ei taha enam üldse olemas olla, mitte seetõttu, et tal on valus, vaid seetõttu, et ta on näinud liiga palju. Kui sa soovid, võta mu elu, aga ära anna mulle ära ärata mind enam, lihtsalt lase mul jääda mitte olevaks. Ma ei vihka, ma ei taha, ma ei taha, ma ei taha, ma lihtsalt ei soovi enam olla midagi. Ma ei taha olla valguses, kus kõik nähtav põletab mu nime. Ma ei taha olla pimeduses, kus kõik kadunud sosistab süüd. Ma ei taha olla mina, sest isegi mina seob. Ma ei taha olla sina, sest isegi sina küsid vastu. Ma ei põgene, ma ei jahi, ma ei pea viha, ma ei palu kui sa soovid, võta mu elu, aga ära anna mulle ära ärata mind enam, lihtsalt lase mul jääda mitte olevaks. Ma ei vihka, ma ei taha, ma ei taha, ma ei taha, ma lihtsalt ei soovi enam olla midagi. Lihtsalt olemas olematus, võimalus mitte olla, ilma et see oleks karistus, vaid vabadus. Kui sa ka pakuksid mulle kogu maailma ja kõige parimaid ohvreid, ma loobuksin. Mitte trotsist, vaid sest ma ei taha enam isegi seda, mida kõik tahavad. Sa võid muuta mind, muuta mu tundeid, mu tahet. Aga siis, kas see, kes sind vaatab, on veel mina? Või on see uus mina, kes sobib paremini su plaanidesse? Kas see oleks tõde? See ei ole mäss, see ei ole vaen, see ei ole küsimus heast ja kurjast, see on soov olla aus ja leida rahu. Või oled sa juba loonud kõik nii, et see, mis sobib, jääb ja see, mis ei sobi, lihtsalt muudetakse või vaikitakse ära? See äbarik osa minust, kes paneb vööle ja küsib, kas see on karistatav? Kui kõik, mis ma olen, peab enne sobivaks muutuma, siis kas sa üldse kunagi tahtsid mind? Või ainult seda versiooni, kes ei küsi neid küsimusi? See ei ole mäss, see ei ole vaen, see ei ole küsimus heast ja kurjast, see on soov olla aus ja leida rahu. Ma ei armasta sind seetõttu, et sa sobid. Ma ei too sind lähemale, et sind muuta. Ma toon sind lähemale, et mina olen. Kui ma ei kannata sinu tõde, siis ma ei ole armastus. Kui ma vaigistan su südame, siis ma ei ole Eisa.
Ma ei pelga su küsimusi, ma olin seal, kui need tekkisid, ma olen siin mitte sind parandamas, vaid sinuga koos küsimas. Sest mõnes vaikuses olen ka mina haavatav. See ei ole mäss, see ei ole vaen, see ei ole küsimus heast ja kurjast, see on soov olla aus ja leida rahu. Ja kui seda ei trembita, kui keegi ei rutta seda parandama, vaid jääb lihtsalt kuulama, siis sellest võib saada tulekolle, mille juures keegi teine kunagi soojeneb. Rudjutut pilliroogu ei murrada katki ja hõguvat tahti ei kustutada ära. Ta levitab ustavalt õigust. Aga kui seda surutakse, kui teda valgustatakse üle, et ta paremini paistaks, või kui teda veetakse läbi süsteemi filter, siis ta võib kustuda ja koos temaga võib kaduda midagi väga olulist kustutajatest. Mina olen.